tere vaatama, kuulama Koma podcasti ja see on siis podcast, kus me tõesti tahame rääkida noorte töödest, noorte juhtidest, kogemustest, lugudest, seda kõike, et inspireerida tänaseid noortetöö tegijaid ja väärtustada seda olulist osa koguduslikust tööst. Ja täna on mul hästi hea meel tervitada siin stuudios Daniel Levi Viinalassi. Jou. 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 Tore, et kutsusid. Väga suur rõõm on olla. Ja. Räägime. Võiks isegi öelda, et sind siia saada oli võib-olla isegi liiga lihtne. Oli, on ju. Too easy. Ja. Kutsu ja siis tulin. Ja kohe ongi. Nagu naksti. Nii ongi. Kuule, sind ikkagi, ma arvan, et paljud tänased uued noortejuhid võib-olla teavad sind äkki ainult laulja, artistina, telesaadetes oled käinud ja satud vahel kuskile ajalehtedes. Et sul on nagu see public värk nagu ja kõik see. Ja võib-olla nad ei teagi, et sa oled tegelikult teinud väga palju noortetööd, mis sul kõik see taust on. Ja sellest räägimegi täna rohkem. Just. Aga kõigepealt siuke huvitav küsimus. No nii. Ma arvan, ma olen näinud oma elus nagu neid koguduste inimesi, kellel nagu nad on koguduses, kasvavad ja siis tuleb nagu mingi karjääri variant ja nad kaovad nagu täiesti ära. Ja koguduslik nagu see osa võib-olla täitsa kõrvale või kuidagi nagu tahaplaanile. Ma arvan, et kas ma ütlen õigesti, et sinu puhul ei saa öelda, et karjäär versus Jumala riik, et sa oled kuidagi nagu osanud need nagu justkui panna täiega matchima. Ma tahaks loota. Ma arvan, et see on küll üks selline unistus olnud tegelikult minu jaoks ja ma arvan, selles kogudus Tallinna kogudus, kus ma olen osa, on meie unistus see, et see, kelleks Jumal meid on kutsunud, et see ei oleks nagu mingi topelt elu nii-öelda sellega seoses, et mida me tööna teeme või midagi sellist, et Jumala töö või see nii-öelda, kes me oleme Jeesuse järgijatena ja see, kes me oleme oma igapäevatöös või õpingutes või mis iganes, et need asjad ei pea olema nagu eri maailmad. Ja mul on ka selliseid hetki olnud elus, kus need on olnud eri maailmad, aga siis need on kuidagi kokku põrkunud ja siis ma saingi aru, et aga ma ei jaksa sellist topelt elu elada, ma ei jaksa nagu neid kahte nagu maski enam kuidagi hoida, et siis ma arvan, et sellest tulenevalt, kui ma nii-öelda sellist laulja teekonda alustasin, et siis ma sain kohe alguses aru, et ma tean täpselt, kuidas ma seda hakkan tegema. Ma tean, et ma olen hästi kuidagi nii-öelda proovin hoida sellist asja, et ma oleksin mina igal pool. See, kelleks Jumal mind loonud on. Et kas ma olen laval, kas ma olen kirikus, kas ma juhin ülistust, kas ma teen kontserti, et vahet ei ole. Et ma tunnen nagu, et ükski koht ei ole nagu teisest võib-olla nagu kuidagi püham või vähem püha, et ma olen kutsutud kuidagi Jeesust armastama, teda järgima nagu igas olukorras. Ja mul on nii hea meel, kui sa ütled, et sulle tundub, et see on kuidagi nagu õnnestunud, sest et see on raske. Ma arvan, et seal tekib nagu mingid pingeid ja seal tekib mingid nagu tõmbeid, kas ühele või teisele poole, ja kriitikuid on selles mõttes ju mõlemal leeril. Mõlemas pool, jah. Et kes ütlevad, et sa peaksid olema rohkem nii või sa peaksid olema rohkem naa, on ju. Ja siis ma arvan, et jah, sa pead olema nii-öelda olema heas kogukonnas, inimesed, kes sind toetavad, kes ütlevad sulle, räägivad ausalt asjadest. Samas nagu lihtsalt jah, kuulama nagu vaimuhelt ka ja ära tundma nagu ka, ja siiamaani ma olen proovinud seda teha. Nii et kui sa seda ütled, siis see on mulle väga suur julgustus. Ja, vaata huvitav ongi, et minu puhul, mina võib-olla ei kogesid niivõrd artistina, vaid kuna me oleme samas koguduses olnud viimased aastad, siis ma näen sind hoopis koguduse vanemana ja kuidas sa seal teenid või ülistuses ja seda poolt, nii et selle pealt võib-olla see minupoolne kommentaar ka. Aga sa oledki siis täna, eks ole, sa oled, muidugi see artisti pool kõik, aga sa oled ka koguduse vanem siis Tallinna kogukondades ja oled ka kolme tütre isa ja abikaasa. Jep, kindlasti on palju asju veel, kes ma olen, aga jah, need on võib-olla põhilised süksed rollid nagu jah.
mõnes mõttes täna lähme hoopis tagasi nagu ajas, meenutame võib-olla sinu nooruspäevi ja noortetööpäevi, et mis on sind võib-olla ka osati kujundanud selleks, kes sa oled täna. Ei, kindlasti. Ja räägime sellest veits rohkem. No nii. Räägiks kõigepealt su üleskasvamisest. Sa oled, ma ei tea, kas sa oled nagu tegelikult nagu vere poolest nagu veerand eestlane või midagi sellist või? Et sa oled Ameerikas pärit, sa tuled Ohiost. Just jah, tegelikult veerand jah, et ma olen Ameerikas sündinud, aga mu isapoolne vanaisa siis oli eestlane ja kasvas siin üles ja siis läks Kanadasse oma elu elama pärast teist maailmasõda ja siis ta nii-öelda rajas oma elu sinna ja ma kasvasin Ameerikas üles ja siis kui mu Kanadas siis vanaisa ära suri, et siis mu isa tundis väga selgelt Jumala kutset, et me pere peaks kolima Eestisse ja ta ütleski, et see pidi olema ainult 9 aastaks tegelikult on ju ja algupäraselt ja sellega ta võib-olla suutiski ära moosida nagu kõiki, võib-olla eriti mu ema, et see on ainult 1 aasta, no big deal on ju wow. Ja siis kui see 1 aasta täis sai, siis oli, et kuule vist ikkagi 1 aasta veel ja ma ei tea, kas pärast seda 2 aastat enam võib-olla ma ei tea, kas keegi küsiski üldse, et see oli lihtsalt nii loomulik, et siin me nüüd oleme ja siia me nüüd jääme ja et see kuidagi jah, juhtus minu jaoks, ma olin võib-olla nii noor on ju, et siis ma oleks ka harjunud ükskõik mis kohaga on ju. Ja muidugi see on meelevaldne öelda, et sa oled nagu veerand eestlane, sa tegelikult mõjud ju täiesti eestlasena ja sul on vist mingi äge lugu, kus isegi Weekendil laulsid eestlane, olen eestlaseks jään ja ühesõnaga see selleks, aga see kõik. Jah, see oli naljakas. Ikka oma poiss. Jah, läksin kogemata liiga vara lavale ja siis sattusin 10 000 inimese ees laulma eestlane, olen eestlaseks jään, aga jah, ma olen enamus elust selles mõttes Eestis elanud jah, aga see on selles mõttes tekitanud ka mingit natuke sellist identiteedi, mitte kriisi, aga kohati lihtsalt sellist nagu enda jaoks veits nagu pean läbi mõtlema, et kui keegi küsib, et kes sa oled, et siis ma olengi veits vist alla andnud ka selles osas, et ma pean valima, et kas ma olen siis ameeriklane või olen eestlane, aga ma olengi leppinud sellega, et ma olen see, kes ma olen. I am who I am. Ja sa kannad endast mõlemat, näiteks mütsi puhul sa kannad praegu Ameerikat. Ja, kannan väga selgelt, jah. Aga kuidas see üleskasvamine selles vaimulikus mõttes oli, et kuidas nagu sa ikkagi sinust Jeesuse järgi, okei, su isal oli see kutse ja peres oli traditsioon, aga kuidas see sinu jaoks oli, et see kristlaseks ikkagi nagu said ja jäid? Ja nagu ikka, ma arvan, et need pereväärtused nii-öelda selles mõttes on kujundanud mind hästi tugevalt, aga nagu ikka sellises keskkonnas kasvades tekib ikka mingi trots, tekib mingi nii-öelda vastupanu liikumine nii-öelda kogu koguduse ja kiriku ja vanemate vastu teismeas. Ma käisin ise selle sama rännaku läbi ja see oli üks hetk, kui mu vanemaid ei olnud kodus, ma tegin kodus suure peo, kutsusin inimesed, oma sõbrad, koolisõbrad kutsusin külla ja siis mulle pakuti seal mingeid aineid ja siis ma mäletan nagu, et see oli minu jaoks hästi selge hetk, kus ma nägin enda ees mingeid valikuid või mingid teeotsi. Ja ma ei näinud tegelikult ju seda, et kus need teed viivad või mis iganes, ma nägin lihtsalt nagu 2 sükest teeotsa ja ma nägingi, et üks on nii-öelda see, kus on need väärtused, millest ma olen terve elu kuulnud ja millest on mulle räägitud ja ma tean, et ma peaks neid oluliseks pidama. Ma võib-olla sel hetkel täpselt ei saanud aru, miks see on nii oluline, on ju. Ja teisel pool on lihtsalt selline nii-öelda maailmalik nii-öelda pilt, et aga sina oledki ju universumi kese ja mis sulle tundub hea, et seda sa peaksid ju tegema ja et miks sa peaksid laskma kellelgi enda elu dikteerida või mis iganes, on ju. Ja ma ei tea, miks või kuidas, aga mingi võib-olla see ongi mingi vanemate palvevägi või mis iganes, mis mind sel hetkel hoidis nii-öelda sellest nii-öelda maailma või sellest teekonna valimisest. Aga ma otsustasin, et kuule, ma ei soovi, on ju,
ja ma tundsin, et sellest hetkest peale ma hakkasin kuidagi järk-järgult hakkasin mingeid osi oma elust kuidagi Jumalale nagu üle andma või usaldama. Okay. Ja see oli siuke järk-järgult protsess. Ja see ei saanud lihtne olla, sest te tulite ikkagi perega täiesti nagu sekulaarsesse riiki ja see kultuur ja värk ja nagu võib-olla isegi oli ekstra challenge. Ma ei tea, kas sa tajusid seda üldse niimoodi, seda vahet, et sa olid vist kolimise ajal veel vist nii laps või? Ei, selles mõttes kolimise ajal võib-olla mitte nii väga, aga hilisemas faasis võib-olla, et need teismead, millest ma praegu räägin, et siis ma kindlasti tajusin seda, et ma olen ikka täitsa selles mõttes nagu, et kui USAs on kristlus võib-olla veidi selline nagu kultuuris nagu au sees on ju olev asi, et siis siin ma kogesin korraga, et ma olen oma koolis ainuke. Noh, et kuidas sa sellises pingeväljas nagu toime tuled, kus sa proovid mingeid väärtuseid nii-öelda omada või hoida, aga sa oled täiesti mõnes mõttes nagu üksinda nagu selles on ju. Ja siis, ja sellises olukorras tulebki nii-öelda noorte töö ja jüngerluse nii-öelda olulisus tulebki lööb sellises hetkes välja, vaata. Ja õnneks ma näen, et minus panustati nii-öelda piisavalt, et ma eksisin väga palju ja nagu ma rääkisin, et kui mul need kaks identiteeti nii-öelda clashisid, et siis see oligi mingi hetk koolis, kus ma sain aru, et ma olen täitsa mingi topelt elu elanud, aga jah, aga ma suutsin nii-öelda mingi hetk need kõik Jumalale nagu üle usaldada. Kui vana sa olid, kui need kaks teod, sa olid mingis keskkoolis umbes? Ja see oli vist mingi süke 15-16, et mäletan, et mu noortejuhid siis sel hetkel tulidki mu kooli. Siis see mõnes mõttes panigi mu fakti ette, vaata, et nüüd ma olen kuidagi nagu vahele jäänud, et mis ma nüüd siis otsustan, kuidas ma nüüd edasi lähen. Ja mõnes mõttes oli hästi suur kergendus oli see, kui see juhtus. Sest mõnes mõttes nagu, kui me midagi teeme, siis see vahele jäämise hetk tegelikult on hästi nagu tõmbab krampi, aga samas on see kergendus, et sa tead, et nüüd ma ei pea enam edasi tegema samamoodi, vaata. Sellest hetkest edasi ma arvan, et ma hakkasin, see oligi sama nagu aja raamistik, kus ma hakkasin loovutama mingeid asju nii-öelda nagu Jeesusele oma elust ka. Et oma sõnavara, kuidas ma rääkisin oma sõpradega, alkoholi asju, et sellist asju, et ma hakkasin kõiki neid asju nagu ükshaaval kuidagi loovutama. Jah, lahe. Väga lahe. Aga räägime sellest sinusse panustamisest ja jüngerluse tähtsusest, et enne kui sinusse noortejuht, kui me jõuame, siis ilmselt keegi panustas sinusse, et kuidas see välja nägi? Üks missionär, Chris Brock, kes siis sel hetkel me elasime suht lähestikku. Ütles, et kuule, et mis sa arvad, et hakkame piiblit koos lugema kord nädalas vist või paar korda nädalas ja ma ütlesin, okei. Ja nii oligi. Ta andis mulle mingid kohti lugemiseks, siis ma lugesin, siis saime kokku, arutasime ja nii oligi. Küsis mu käest hästi raskeid küsimusi. Kui ma midagi ütlesin, et siis ta alati küsis, et miks sa nii usud või miks sa nii arvad, vaata. Ja siis ma pidin põhjendama. Ja siis see oli nii nagu, et mis asja, et kas vastus Jeesus ei piisagi? Kuule, kas see selles mõttes oli ka raske, et kuna sa oled nagu kutt, et mina töötan palju poistega oma missionitöös ja väike grupid ja piibli lugemine tundub sageli challenge, sest me ei tee otseselt midagi, ma pean nagu rääkima mingeid asju. Kas see, aga kuidagi nagu, kuidas ma ütlen, igavaks jäänud või? Ja ei jäänud igavaks. Ma arvan, et ta suutis selles mõttes eluliseks teha, et me ei käinud lihtsalt piiblit lugemas, vaid me käisime lauatamas, Kuutsekal käisime lumelauaga sõitmas, me käisime jalkat mängimas, selles mõttes, et ta kaasas mind nagu mitte lihtsalt nii-öelda piibliõppesse, aga ta kaasas mind mõnes mõttes nagu oma ellu, et mida ta tegi, kus ta käis, ta ütles, tule kaasa, ma lähen Kuutsekale, ma läksin kaasa, ja mõnes mõttes sealt ma arvan, et ma õppisingi, mida tähendab nii-öelda selline jüngerlusstiil nagu Jeesus mõnes mõttes ka, et järgi minule vaata, et mitte lihtsalt, et ma õpetan teile, mis Tooras kirjas on, vaid et see oligi see, et ma näitan teile päriselt
igapäevaselt minuga koos käies, kuidas süüa inimestega koos, kuidas lõbutseda inimestega koos, kuidas pidu panna koos, on ju. Ja kõik need asjad, et kõik need hästi ägedad ja olulised osad tegelikult nii-öelda Jeesuse järgimisest, et ta kehastas kuidagi neid nii hästi ja kas võiks öelda, et sa saidki aru, et jüngerlus ei pruugi olla midagi, kus sa lülitud nagu tavaelust välja mingiks eri asjaks ja siis tuled nagu tavaellu tagasi, vaid need olid nagu, ta kaasaski sind oma ellu ja mõnes mõttes see, kes sina olid, võttis seda. Aga see, kuidas sa ütlesid, et ma arvan, et see võib-olla ongi nagu see oht või see, mida mina ka võib-olla kartsin, oligi see, et okei, et mis see nüüd tähendab, et me hakkame piiblit lugema, et nüüd see on lihtsalt siuke piiblitund umbes nagu, et ma arvan, et teismelisena ma arvan, et see ei oleks mind niimoodi kõnetanud või ma arvan, et mul oleks suht kiiresti olnud, et kuule, et ma pean täna õppima, ma ikka ei saa tulla, vaata. Aga ma arvan, et just see, kuidas ta seda tegi ja kuidas see ei olnud nagu programm, või see ei olnud jah nagu kiriku programm, vaid see oligi kirik. See oligi minu nii-öelda üks nagu väga suur nii-öelda osa Jeesuse tundmisest oligi see, et ma sain näha, kuidas jüngerdada päriselt nagu eluliselt nii-öelda teekonnale kutsudes, mitte lihtsalt, mitte ainult piiblit koos lugedes. Vaheküsimus, sellel ajal sa juba ju tundsid Elerit ja ta ei olnud kristlane, eks ta ei olnud, jah. Kuidas see dünaamika sinna mängis, et su girlfriend nagu ei olnud veel seal teel? Ja no selles mõttes see tegi minust nagu väga, väga jõhkra palvesõdalase selles mõttes, et ma ei ole oma elus kunagi nii palju palvetanud kui see periood, sest et ma päriselt iga päev olin Jumala ees nagu, et miks sa Jumal oled nagu andnud selle inimese mulle nii südamesse, kui see ei ole nagu see õige tee, vaata mu jaoks, on ju. Ja ma pidin sellega veits maadlema ja veits võitlema nagu Jumalaga. Ma tundsin nagu ennast natuke kes see oli, kes Jumalaga nagu või mitte maadles, aga kes taga Abraham, et siis ma tundsin ennast nagu, et okei, et ma teen nagu mingid läbirääkimisi, aga tegelikult oli pigem see, et ma olin lihtsalt Jumala ees nagu põlvili, et kuule, et Jumal, sinu tahe sündigu, et palun puuduta teda ja luba, et ta võiks tunda, et ta võiks näha kuidagi sind samamoodi, nagu sa oled ennast minul näitanud ja siis ma ei tea, täpselt ei mäletagi, mis aasta see oli, aga see oli ühel noorteõhtul, kus ta tegelikult oli selleks ajaks juba ma arvan, et võib-olla 2 või 3 aastat juba nagu iganädalaselt kirikus käinud, iganädalaselt noorteõhtutel, alfakursustel, igal pool täiesti nagu käinud, on ju. Aastaid. Okay. Et mõnes mõttes, et see ei olnud üldse selline nagu kiire protsess. Elerik ka tegelikult ei tahtnud seda sammu teha kuidagi puusalt, vaata, et mu kutt tundub, et see on tema jaoks mingi oluline asi, et no ma siis teen, vaid et ta tõesti oli nagu, et ma ei hakka siukest pulli tegema, et kui ma teen, siis ma tahan tunda, et see on nagu õige. Ja siis meil oli üks noorteõhtu, kus meil oli 3 stationit, me palvetasime, et sai mineviku pärast palvetada, sai oleviku eest palvetada ja sai tuleviku eest palvetada. Ja siis oligi, Eleri oli läinud kuskil, ma ei mäleta, milline station see oli, aga üks tema sõbranna Evelin oli seal ja siis Eleri läks sinna, nägi Evelini vist hakkas kuidagi nutma. Evelin hakkas kohe nutma ja siis ta ütles, et sa tahadki minuga seda päästepalvet tahad teha, on ju. Ja siis Eleri oli mingi, aga äkki teengi, vaata, et mõnes mõttes see oli nii lahe, et oli 3 aastat oodanud, et nüüd ma saan mingisuguse selguse ja lõpuks see otsus tegelikult tuli ikkagi niimoodi, et mul ei ole selgust, aga ma pean tegema nagu mingi hüppe, ma pean tegema ise sellise sammu tundmatusse kohta. Kuule, pärast nii mitut aastat ootamist, kas sa võisid olla ka kohas, kus sa nagu olid, et ma vist ikka pean loobuma, et kui ma tahan nagu täiega edasi minna? Selles mõttes, et ma olin selles mõttes tagantjärgi nüüd vaadates oli päris
ma olen päris uhke enda üle mingite asjade eest, et mingid inimesed vist ütlesid, et kuule, et nii ei saa, onju, andsid siukest nõu, onju. Teised inimesed ütlesid, et ära mingil juhul kaota nagu lootust tema suhtes, onju, et usu edasi, vaata, onju. Ja ma ise nagu võtsin vastu sellise otsuse juba algusest peale, et ma ei ütle seda, et ma armastan teda enne kui ta ei ole nii-öelda nagu Jeesuse järgijaks saanud, onju. Mõnes mõttes, et tagantjärgi vaadates ma olen uhke, et me seadsime enda jaoks nagu mingid väga konkreetsed asjad ja me teadsime, et kui meie väärtused ei ühti, et siis sellel ei ole ka nagu pikemat sõitu, onju, aga lahe oli näha jah, kuidas need nagu lõpuks kuidagi kokku sulasid. Üliäge. Ja mega. Sest täna on väga raske nagu teist pilti üldse ette kujutada, see viis, kuidas te olete nagu aastaid, mingi, ma ei tea, 10-15 aastat teeninud erinevatel viisidel ja koguduses ja see, mis funktsiooni tema täidab ja kuidagi see on nagu nii imeline. See on äge, jah. Nii et kõik noored kutid siis palvetage, nii nagu te kunagi ole palvetanud. Aga päriselt ka, jah. Ma olen kindel, et see oli mu elu nagu selliseid kõige ägedamad palve nagu rännakud olid just nagu nendes hetkedes. Jep, äge. Aga siis sai sinust noortejuht ja siis juba oli Riste kogudus rajatud, eks ole, läbi selle Going Upi ja Saalemi liikumise. Miks sust noortejuht sai? Põhimõtteliselt öeldi mulle, et nüüd sa teed selle ära, et see Chris, kellest ma enne rääkisin, tal oli tervise mingid mured olid tal ja ta pidi tagasi astuma sellest rollist ja siis ta lihtsalt ütles, et kuule, et aga hakka tegema ja siis mul ei olnudki valikut, ma olingi 12. Ma olin juba väga pikalt nii-öelda teeninud noorte töös, et selles mõttes see ei olnud minu jaoks midagi nagu enne kuulmatut või midagi sellist. Aga ma olen väga tagantjärele vaadates, ma olen väga üllatunud, et mind usaldati siukse asjaga. Et väike, siuke nolk, vaata, et ja nüüd siis sina vastutad, et päris lahe, et selline nagu vastutus anti, et ma arvan, et see muutis mind väga-väga palju teades, et et mulle nüüd, nad usaldavad mind, nad usaldavad, et mina teenin neid noori, vaata, ja jüngerdan neid noori nii hästi, kui ma vähegi oskan, et see paneb mind nagu püüdma rohkem, kõvasti rohkem. Millised noored sul olid? Meil oli väga lahe tuumik nii-öelda noori, kes olidki läbi Going Upi enamasti usule tulnud. Ja siis nendega me tegutsesime, meie noorteõhtud toimusid klubi Tallinnas ehk siis ööklubis ja meid visati väga paljudest kohtadest välja, sest et me tegime nii palju möllu ja lärmi ja siis jäi klubi Tallinna ja lõpuks reaalselt oligi ainuke koht, millel oli piisavalt hea siuke heliisolatsioon, kus me saime olla. Ma olen isegi seal Punkroki kontserditel käinud. Jah. Nii et sinna me siis maandusime ja jäime mõneks ajaks pidama sinna, aga mul hästi lahe noorte tuumik, kellega me koos jüngerdasime, kes olid väga nii-öelda entukad ja kes olid väga püsivad oma nii-öelda armastus Jeesuse vastu ja kuidas nad oma koolis kuidagi järele läksid oma inimestele. Et see oli täitsa armust, mitte minu tööst kuidagi, vaid nad olid pigem mulle nii-öelda hästi nagu inspiratsiooniks, nii et jah. Mitu aastat sa kokku olid selles rollis? 5-6 või isegi 7 aastat kindlasti, jah. Ja te tegite English Camp'e ja selliseid programme ka ja koolides mingid promosi, ma kujutan ette. Absoluutselt, ja ei, me tegime... Et olite nagu evangeelsed, eks ole, et nagu siuke välja sirutav grupp vist või? Absoluutselt. Me selles mõttes ma arvan, et me proovisime nii-öelda jüngerdada nii-öelda igast aspektist, et kristlased, kes nii-öelda vajavad nii-öelda veel mingeid challenge'id oma elus, inimesed, kes alles otsivad, kes on taevane isa,
noored, kes on võib-olla juba terve elu nii-öelda olnud kristlikus peres pärit, on ju, aga me kõik nii-öelda vajame lõpuks tegelikult seda nagu lihtsat evangeeliumit, on ju, et see on see, mis on elu muutev igas elu aspektis. Nii et jah, aga meil oli mitu korda mõnes mõttes sellised reset'i nagu mingid hetked ka, kus me tundsime, et nii nüüd läheb liiga mingiks lihtsalt liiga mingiks funniks, et tõmbame veits nagu juhtme seinast välja, hakkame iga nädal käima ainult palverännakutel ja palvetama oma sõprade pärast ja nii ja ärme sellist nagu fun'i üldse tee. Ja siis ühesõnaga meil käis nagu veits seinast seina, et me otsisime siukest head, võib-olla me ei leidnudki lõpuks väga head tasakaalust, et meil oli alati, kas oli mingid hullud mängud, fun'id, värgid, särgid või siis oli tavai palverännak ja kõik jutud, et siukest võib-olla vahepealset seda oleks tahtnud tasakaalu rohkem, aga jah. Kui mina kunagi sain noorteööks, ma ütlen ausalt, ma esimene aasta ma olin inspireeritud, nüüd saab programme teha nagu üliägedaid noortekaid, evente, fun'i ja see jüngerluse taipamine, mis asi see on nagu, see tuli alles nagu hiljem. Kuidas sul, kas see oli juba sul alguses peale anti kaasa juba selle Chrisi poolt või kuidas? Ma arvan küll, jah. Kui lihtne oli seda siduda sinna sisse nagu? No sa ütlesid, et seinast seina käisite, et siis... Ma arvan küll, ma arvan, et nii-öelda lõpuks kõige viljakam võib-olla noorte töö tegelikult lõpuks oligi Kaubamaja kõrval Pinksi laua ääres, vaata. Nii. Et me nägime lihtsalt nii ägedaid asju juhtumas seal, et kuidas saime inimestega koos palvetada, me nägime tõesti elusid muutmas, me veetsime seal nii palju aega ja just ma arvan, et see oligi jüngerlus nii-öelda mitmes etapis ja mis selle juures oli ka äge, oli lihtsalt see, et see ei olnud selline, et nii, et nüüd ootame, et keegi saaks julguse kokku võetud, et ta saaks kuidagi noorteõhtule tulla. Vaid see oli keset linna, kus kõik inimesed niikuinii juba olid ja me olime seal ja me olime olemas ja me ei hoidnud tagasi seda, et me usume Jeesust, on ju. Ja me tegime seda mitmekesi. Seal oli mu vend Josh, seal oli Meelis, seal oli nii-öelda palju siukseid kutte oli, kellega me hängisime seal pidevalt, isegi võib-olla öö läbi mõnikord Pinksi laua juures, sest et kõige paremad vestlused olidki mõnikord joobes teismelistega kell 1:30 on ju, et selles mõttes, et see, ma vaatan tagasi ja mõtlen, et see oli võib-olla üks kõige viljakamaid nii-öelda nagu perioode oli see, kus me Pinksi laua ääres lihtsalt passisime. Jah, lahe. Korra jäin mõtlema, et kui mõni noorem kuuleja vaata, tea, kus see klubi Tallinn on ja Kaubamaja kõrval Pinks, see oli kõik Tartus. See oli kõik Tartus. Tallinnast neid ei leiagi või vist sellisel kujul, jah? Ja, ei, see kõik juhtus Tartus, jah. Tartu Riste kogudses. Just. Kuule, aga hiljem need asjad nagu kasvasid, alati oli tegelikult näha, et see oli peretraditsioonist juba tulenev, kõik see laulu ja muusikahuvi ja mingi hetk sa said ka palju rolli siis ütleme näiteks piiblipäevadel ülistust teha. Minu üks esimese kohtumisi vist sinuga oli ühe piiblipäevade vaba lava programm, et sa tõid oma bändi sinna ja selline värk, aga see oli Jõgeva või? Jah, Jõgeva PP oli jah. Aga kuule, aga mingi hetk see asi nagu süke üle-eestilisus tekkis, et sa ise ka said siis selle Baptisti ja Vabakoduste Liidu nagu selleks laste noortetöö keskuse juhiks, et ma võisin siin terminites natuke isegi eksida. Aga kuidagi üle-eestiline mingi asi tekkis kõige selle taustal, et su nagu võib-olla kirg oli küll muusikas ja nii üha rohkem, aga sa ikkagi nagu leidsid, et sa tahad panustada üle Eesti. Kuidas see kasvas sinust välja? Kui sa näed, kui sa oled ise noortejuht, siis sa mõnes mõttes saad ka väga hästi aru, et mida üks noor juht vajab, on ju. Ja mõnes mõttes nagu me tegelikult kõik teame, et meil on juba kõik antud, on ju. Aga me vahepeal vajame lihtsalt kuulda seda, et sa saad hakkama ja vahepeal me vajame ka kuulda seda meeldetuletust, et meil ongi kõik olemas, et meil tegelikult ei olegi noortetööks suuremat eelarvet vaja, meil ei olegi tegelikult lahedamat ruumi vaja ja vahepeal me vajame kõiki neid meeldetuletusi. Ja mina tundsin lihtsalt, kuna ma olin ise nii, nagu ma ütlesin enne, nii nagu kuidagi kombitsenud või kobanud nagu läbi selle noorte tööfaasi, et ühest äärmusest teise, siis
ma arvan, et mingi hetk ma arvan, et mul hakkasid lihtsalt väga loomulikult tekkima sellised vestlused teiste noortejuhtidega üle Eesti, sest me ikka ju tahame vahetada muljeid, me tahame teada, kuidas kellegi teisel läheb. Aga ma arvan, et see oli lõpuks ikkagi jällegi väga hea juhtimine Meego ja kellegi teise poolt veel, et kes nägid minus seda ja ütlesid, et kuule, et ma arvan, et sa võiksid proovida sellist rolli kanda üle-eestiliselt ka. Et ma käisin küll samal ajal õppisin Pallases kunstikoolis ja proovisin nii-öelda paralleelselt nii-öelda tegutseda ja kindlasti ma failisin selles mega palju. Aga ma arvan, et üks põhilisi asju, mida ma siiamaani meenutan nagu sellise tänu ja hea tundega oli see, et me vist, ma ei tea, kas esimest korda, aga me lõime nii-öelda sellise platvormi, kus noortejuhid saavad korraks nagu teha sellise väljasõidu ja vahetadagi muljeid. See oli selline mõnes mõttes siuke tänu nagu välja sõita, et aitäh, et te teete siukest asja. Ja. Aitäh nendest, by the way. Need olid ikka, see oli nagu, ma arvan, et sa näitasid sellel hetkel seda nagu, et noortejuhid tundsid ennast väärtustatuna. Ja nagu, see oli pidanud palju olema, aga see, et ma saan selle kutse, ükskord pidi Võrru sõitma. Oh my gosh. Koht oli äge. Sõit oli kauge. Oli kauge, läbi lume. Hei, aga see oli kõik mingid spaad ja asjad, mis sa välja mõtlesid. Aga ma arvan, et see oli ka see, ehitas üles nagu. Ma loodan sest et tegelikult mulle vist tunduski et kuna ma niikuinii igapäevaselt, vaata, ma ei saa käsi käe kõrval käia nende juhtidega kogu aeg, et igaühe jaoks tegelikult ei jaksa seda teha, on ju. Aga mida saab teha, on neid kokku võtta ja tegelikult lihtsalt meelde tuletada mingid põhiasju, mis neil juba olemas on. Sest et niikuinii, ma arvan, et noortejuhina sul ongi, sa oled siuke unistaja tüüpi niikuinii, vaata. Sa unistad, et mis siis saaks, kui meil oleks mingi need valgused või see bänd või see, mis iganes asi, vaata ja vahepeal mina ka noortejuhina kippusin oma nii-öelda koguduse poole kuidagi kritiseerima, et miks me ei saa seda eelarvet või seda teha või nii ja naa. Ja nemad pidid mulle meelde tuletama, et aga tehke, ma mäletan, Peep ütles nii hästi sõnastas kuidagi noorte töö olemust, aga tehke selline nagu noorte armee, kes lihtsalt vallutab nii-öelda Jeesuse armastusega Tartu linna. Et ja mõnes mõttes nagu see tekitas sellise tunde teha sellise nagu Star Warsilik nagu vastupanu liikumine nii-öelda sellisele ateistlikule ja lihtsalt sellise YOLO elustiilile mõnes mõttes on ju. Mis ongi siuke nagu rohujuure tasandiline selline liikumine noorte seas, et mis siis, kui meil ei oleks mitte midagi vaja, meil oleks ainult Pinksi laud keset linna ja me lihtsalt oleme seal, veedame aega noortega ja räägime head sõnumit inimestele ja kehastame head sõnumit inimestele. Võimas. Kuule, aga siis läksid ajad edasi ja kuidagi ma mäletan, et isegi selle piiblipäevade liikumises sees, seal nagu mingi hetk tekkis pilti selline kutt nagu Karl Sander Saarik. Et enam ei teinud Daniel ei juhtinud ülistusbändi nii eest, et hoopis uus kutt, aga sa olid seal kuskil taustal. Et ja ma ei tea, kui minu nagu selline nagu tagasivaade on korrektne, siis tundus, et sa vaikselt nagu justkui sujusid võib-olla nendest rollidest välja, et sul juba algas see oma bändi värk ja läks päris hästi, aga see just siis oli sisse see, et sinu sisse oli kirjutatud jüngerlus vist või, et kuidas ma ütlen, mõnes mõttes sa switchisid rohkem sellele avanenud karjäärivõimalusele, aga taustal sa nagu andsid mingitele inimestele nagu üle mingeid rolle või julgustasid neid või kuidas see oli? See vist ei olnud isegi siuke, et ma nüüd valin selle kuidagi selle asemel. Et see oli loomulikum kuidagi. Ja, et ma arvan, et mulle vist lihtsalt ei pakutud enam neid rolle, ma arvan. Ma üritasin liiga ilusaks rääkida. Sa üritasid liiga ilusaks rääkida. Ma arvan, et mul ei pakutudki enam neid rolle. Aga sellegi poolest mul oli hästi äge kogemus oli küll näha Karli, kellesse mina olin siis selleks ajaks nagu tõesti palju nagu panustanud või me olime hästi palju koos aega veetnud ja koos
piiblit uurinud, koos rääkinud jüngerlusest, koos rääkinud elust Jeesusega, mida see tähendab ja ma arvan ka nagu Karli kutsunud nii-öelda endaga kaasa, et tule vaata, milline on minu elu nii-öelda käies Jeesusega, on ju. Ja mul oli nii äge näha, kuidas tema siis üks hetk ka juhtis ülistust ja see oli selline nagu oligi hästi nagu aukartust tekitav nagu tunne mõnes mõttes, et äge, et Jumal usaldab meid tegema nii tähtsat tööd nagu jüngerdamist, et uskumatu tegelikult, et ta usaldab meid. Mõnes mõttes sama tunne nagu uskumatu, et mind usaldati nagu noortejuhiks, et mul ei olnud vastuseid, mul oli lihtsalt nagu, ma ei teadnud võib-olla väga midagi, on ju, aga äge on see, et kuidagi Jumala kuningriigis see käib nagu vastupidi, et kui sa lähed tööintervjuule, siis küsitakse, et nagu, et mida sa oskad, vaata, on ju, et aga selles olukorras mulle tundub lihtsalt, et kas sa oled valmis seda tegema, kas sa tahad seda teha. Kui sa ütled jah, siis nagu püha vaim tegelikult annabki sulle kõike oskusi, kõiki asju, mida sa vajad selleks tööks. Et mõnes mõttes sa pead ainult ütlema jah ja sulle nagu antakse kõik vajalik nii-öelda kätte selleks teenimiseks. Nii et. Ja need noored juhid kindlasti, kes loodetavasti seda siin vaatavad, kuulavad, nad peaksid seda kindlasti teadma, et see jah on juba olnud nii oluline Jumalale ja mine siit nagu julgelt edasi. Ma mäletan, et mina teinekord ka noortejuhina tundsin, ma olen tegelikult nagu läbi kukkunud, et näiteks samal ajal ma olin oma 20-ndates, mul olid mingisugused võitlused, asjad, võib-olla ka kohati tundsin, et on nagu mingi topeltelu ja ma tulin nagu mingi süütundega teinekord sinna ja siis kuidagi Jumal kasutas neid keskkondi, kus noored juhid olid koos, et hoopis ehitada üles seda väärtustada, mis on hästi, anda armu nagu selle üle, millega on tööd. Ma arvan, et ma pidin ka seda kogema, sellepärast, et paljud noortejuhid nagu elu on ikka seal, isegi kui sa oled väga õilsas ametis ja oma jahti annad, ja nagu sul on ka murdumise hetki elus, eks ole, et sa oled nagu jah, kõvasti ja isegi nii-öelda ise nii-öelda noorte tööd samal ajal tehes olen nii palju pidanud meeleparandust saama ja armu saama ja ma arvan, et läbi selle ma tegelikult hakkasingi päriselt nii-öelda üldse aru saama, mida Jeesuse ohverdus minu jaoks üldse tähendabki. Sest et ma kogesin nii palju armu, mida ma ei olnud ära teeninud. Kuni selle hetkeni ma võib-olla mõtlesingi, et ma saan päris hästi hakkama, vaata, et võib-olla nii ja naa, on ju. Aga ma arvan, et see oli see hetk, kus ma olingi murtud, et see, ma arvan, et need olukorrad olidki see ja kuidas kogukond ei viskanud mind välja, vaid kuidagi toetas ja just ütles, et ränk, on ju, et me oleme kõik armu saanud ja sina samuti, et ja parim asi, mida selles olukorras, mis siis kui ma olingi sellises meeleparanduse hetkes, mis Peep ütles mulle, et kuule, tee 6 aega niimoodi, et loe iga päev Efesuse 2 peatükki, mis räägibki sellest, et kes me olime varem ja siis kes me, aga Jeesus oma suure halastuse tõttu on meid üles tõstnud ja asetanud koos temaga nii-öelda troonipärijateks. Et just nagu näha seda, et kes ma ennem olin ja kui väga ma olen armu saanud, et see kuidagi saaks minu identiteediks. Et ma arvan, et see oli üks parim nõuanne, mis mulle on kunagi antud selles olukorras, selles murtud hetkes, et 6 aega järjest seda iga päev meelde tuletada oma identiteeti Kristuses. Me juba sinna täna minna, aga kuna sa oled nagu avaliku elu tegelane Eestis, siis sind on ka kutsutud igasugustesse teistesse podcastidesse, saadetesse, sa päris nagu haavatavalt jagad ja julgelt oma feile ja asju, kes tahab vist võib järgi kuulata, aga nagu see on nagu selles mõttes imetlusväärne, võib-olla toob sinna tagasi, et kuidagi huvitav ongi, et Jumala armus, sa oled vist selles kohas, kus nagu siis see avalik karjäär ja see Jumala riik, nad nagu
on nagu kuidagi koos, et sa oled ka valmis neid asju jagama ja olema nagu, kas sa ise tunned, et olles nüüd nagu laulja artist ja samal ajal andes mingeid selliseid intervjuusid hoopis, kus ikka vennad nagu grillivad sind küsimustega, et see on ka nagu osa sellest siis Jumala riigi kuulutamisest või see, kuidas sina saad nagu teenida? 100% jaa, et ma arvan, et see ongi jah, minu nagu kutsumus, ma arvan, ja ma vastan hea meelega sellele kutsumusele ja ma olengi alati just tundnud seda, et seda Jaakobuse kirja, et tunnistage üles oma pattud üksteisele ja te saate vabaks, et ma olen alati kogenud nii-öelda seda, et kui ma tunnen enda sees mingit häbi, näiteks mingis podcastis küsitakse mingi asja kohta, tunnen mingit häbi, ma ei taha sellest rääkida, siis ma just tunnen, et pekki, see on just see hetk, kus ma pean sellest rääkima. Et ma olen proovinud nii-öelda sellest printsiibist lähtuda, et nii kui ma tunnen, et ma hakkan mingist asjast kinni hoidma, ma lükkan selle kohe hoopist nagu avan selle värava ja laen selle täiesti nagu maha endalt, sest et ma ei taha hoida enda sees nagu neid asju kinni, mis mõnes mõttes nagu hakkavad siis võimu võtma minu elu üle, et ma tahan, et seda tööd teeks Jeesus. Et kõiges nagu säraks valgus. Sa oled öelnud oma laulu kirjutamise kohta ka, et võib-olla kõige olulisem on sulle see, et kas see oli päris või nagu siiras, mitte see, mis numbrid sellele tingimata järgnevad, et kas sa tunned nagu siis seal nagu samamoodi, et kui sul küsitakse erinevaid küsimusi, sest et ainult mitte see, mis on olnud nagu nii-öelda rasked hetked või meeleparandus, vaid ka see, et mõned inimesed küsivad hoopis su pereelu kohta ja imetlevad nagu sind ka isana, et ja Jeesust järgides, et see on nagu terve meie elu, me allutame nii-öelda Jeesuse tahtele ja ma arvan, et mida rohkem inimesed saavad lähemalt näha su feile, näha su õnnestumisi ja näha selles, et kuidas sa keset neid olukordi Jeesust otsid ja vaimu väes neid asju teed, et siis ma arvan, et seda paremini see jüngerlus nagu toimib. Et et selline et terviklik nagu jüngerlus on nii oluline. Seda saabki ainult teha, kui sa oled avatud rääkima oma feilidest ja oma rõõmudest. No, terviklik, ehe, siiras. Kuule, Daniel, üliäge, et sa oled oma elu lasknud Jumalal juhtida ja et sa oled nagu kogenud seda jüngerlust ja seda viinud edasi oma elus, isegi kui sa ei tee täna, sa ei ole enam noortejuht, sa oled teistel viisidel juht ja see jüngerlus on kandnud üle ja see on eeskujuks. Et nagu me oleme rääkinud, et see karjäär ja kuidagi kõik see nagu matchib see Jumala riik sinus. Et aitäh selle eest, ma loodan, et need lood olid siis noortele juhtidele julgustuseks. Proovige ka siis elada seda terviklikku elu, andes kõik üle Jumalale, avades kõik uksed julgelt, kui on õdesi vendi koguduses ümber. Nii et olge sellest tublid. Ja tunnistage üles oma asju. Saate nii palju kuidagi vabamalt siis elu elada, et tunnistage Jumalale, tunnistage üksteisele kirikusse. Aga aitäh sulle kutsumast, Indrek. Hästi juhtisid meie vestlust ja loodan, et on kellegi jaoks ülesehitav. Jep, loodame. All right. Usume. Yeah. Järgmise korrani.